Tere taas, head vaatajad, kuulajad, on Parempoolsete podcasti Mis toimub aeg. No tänane saade tuleb tihe, luban teile, sellepärast et teemasid seoses ka selle poliitilise ja maailmas toimuvate sündmustega on vägagi palju. Ja me salvestame, ütlen taas ette, see on oluline fakt selles tänases saates. Salvestame seda saadet 6. novembril, see on neljapäevane päev. Ja umbes sellel ajal, vaatan kella, peaksid hakkama Tallinnas võimukoalitsiooni kõnelused. Siin laua taga mees on istumas, kes seal ei osale. Ja oleks võinud äkki nende kõneluste tagajärjel olla abilinnapea kommunaalmajanduse alal. Siim Valmar Kiisler. Abilinnapea koht on kadunud, sa oled nüüd siin. Mis juhtus? Alustame sellest kõige tähtsamast Tallinna võimukõnelused ikkagi. Mis juhtus, oli ju kõik loogiline, et ega väga suurt üllatust seal ei olnud, et kui oli selge, et ühel pool on Keskerakond ja siis teiselt poolt püütakse kokku panna mitme erakonna koalitsiooni, no ikkagi ju ütleme ju sisuliselt Keskerakonna vastu, siis oli küsimus, et kas Isamaa, kuhu ta vaatab nagu tulevikus, eks ole, et nad panid enda jaoks, neil oli ikkagi suur küsimus, et kes siis nende valija on, kes nende toetaja on, et ma arvan, nad otsustasid väga palju selles suhtes ära, et valisid endale suuna edaspidiseks. Ja ma arvan, et ei ole tegelikult üllatus. Mart Laarile ilmselt oli üllatus, et Isamaa otsustas, aga ma saan väga hästi Mart Laarist aru, et kui mõelda niipidi, et kes on see Isamaa kunagine valija olnud, siis on selge, et une pealt, instinkti pealt peaks ütlema, et Isamaa peaks ütlema ei koostööle sellise Keskerakonnaga, nagu ta täna on. Aga täna on Isamaa nii palju muutunud, et see kõik on teistmoodi, et selles suhtes ei arvestanud mina kindlasti mingi kohaga seal linnavalitsuses. No natuke ma lootsin loomulikult, et me saame mõned parempoolsed reformid ikkagi sisse suruda, et vaatamata sellele vasakpoolset suurele võidule Tallinna linnavolikogusse. Sest ikkagi, kui me liidame kokku sotsid ja keskihääled, kaks ikkagi selgelt vasakpoolset jõudu linnavolikogu, siis nad domineerivad täiega. See, et nad omavahel ei suuda koostööd teha, annab teatud võimaluse, eks ole, viia ellu ka parempoolseid asju. Aga Isamaa otsustas, et pole vaja siis järelikult. No Siim oli otse läbirääkimiste laua taga, sina Tõnis kindlasti olid... Ei olnud läbirääkimised ega midagi seal. No see vähemasti olite ikkagi, käisite ju koos ju natuke arutasite asju vähemasti. Riina Solman nime ei väitnud, mina ei tea, kas te käisite. Reinsalu ja Solmaniga käisime kokku. Aga Tõnis... Õigemini nemad käisid parempoolsete kontoris väga suur. Käisid külas? Ja Solman käis parempoolsete kontoris. No ma ei hakkasin küsima, mis lauale pandi, mida pakuti? Kooki, kohvi? Midagi on pakkuda, me elame kehvalt. Aga Tõnis, sa oled kindlasti neid läbirääkimisi taustalt jälginud ja kindlasti nendega väga hästi kursis. Milleks see selline venitamine, no andke mulle andeks, lolli mängimine siis ikka Isamaa poole pealt. Teeme siin tuuri seintoas, käime seal peres, kaeme natukene, vaatame ringi. Ei no Keskerakonnast ikkagi ei tule midagi välja. Ja järsku tuleb midagi välja. Ja järsku ta nii on. No ma tean isiklikult, et taas Isamaa liidu sees olid need poolused hästi võimsad. Ja seal ilmselt tuli mänguga, nii palju kui on kuulda olnud, Parvel Pruunsilla karvane käsi, kes lõpuks selle asja nagu ära otsustas. Kas see nii oli, ma ei tea. Kõigepealt ma õiendaks sul ära ühe teema, kuna meil on parempoolsete podcast, siis Siim ütles õieti, et mingeid läbirääkimisi nii-öelda selle teise 4 erakonnal põhineva koalitsiooni moodustamiseks kunagi ei alanud ja võib-olla mõnedel meie kuulajatel on jäänud meedia põhjal justkui nagu vale mulje, et ka parempoolsed olid justkui nagu sisse kirjutatud või ära laulatatud sellesse teise koalitsiooni, et parempoolsed ütlesid tegelikult algusest peale, kui valimistulemused olid selgunud, et meie ainus mõte meil mõnes koalitsioonis osaleda on see, kui me saame teostada parempoolset poliitikat ja vaadates nii-öelda häälte jaotust ja kohtade jaotust Tallinna volikogus oli meile valimisõhtul üsna ruttu selge, et nii-öelda koostöös Keskerakonnaga sellist jõuõlga meil ei teki, ehk ei olnud reaalne, et koostöös Keskerakonnaks nagu oleks võimalik parempoolset poliitikat ellu viima hakata Tallinnas, seetõttu me ütlesime ka välja, et sellist koalitsiooni võimalust me ei näe. Ja samas ütlesime välja seda, et
et me oleme valmis minema läbirääkimistele ja vastama siis Jevgeni Ossinovski kutsele, aga see ei tähendanud seda, et me oleks juba EOS mingisugusele koalitsioonilepingule alla kirjutanud, et noh, oleksidest on tore rääkida, aga julgen öelda, et need läbirääkimised kindlasti olnuks väga keerulised, kuna nii nagu Siim ütles, et ikkagi vasakpoolsed erakonnad said Tallinnas väga suure tulemuse, üle 60% häältest. Parempoolset erakonnal kindlasti ei ole mitte mingisugust mandaati ega huvi hakata Tallinnas vasakpoolset poliitikat teostama. Nii et me oleks nendele läbirääkimistele läinud, oma mõtted lauda pannud ja siis oleks olnud eeskätt koalitsiooni moodustaja ülesanne välja selgitada, et kas ta saab selle koalitsiooni kokku ja kas ka parempoolsete poliitika saab sinna koalitsioonileppesse sisse või mitte. Mis oleks saanud, need on nüüd oletused, ma arvan, et suure tõenäosusega Keskerakonna ja Isamaa läbirääkimised viivad koalitsiooni moodustamiseni, aga midagi ei saa öelda enne kui allkirjad on all. Miks nüüd Isamaa nii käitus? Eks need põhjuseid võib olla päris mitmeid. Noh, kui me vaatame, ma arvan, et Isamaa esimehe Urmas Reinsalu jaoks kõige olulisem ülesanne täna, nii nagu ta ise seda näeb, on hoida Isamaa reitingut kuni Riigikogu valimisteni. Ehk tema kindlasti nagu teeb kõiki neid kaalutlusi eeskätt sellest vaatest nurgast lähtumalt, et kuidas nüüd Tallinnas ja ka mujal Eestis koalitsiooniminek mõjub Isamaa toetusele. Ja ma arvan, et Reinsalu saab kindlasti päris hästi aru, et see Isamaa taha viimastel aastatel kogunenud protestihäälte hulk, et selle koos hoidmine on väga keeruline ja rabe ülesanne. Ehk ma arvan, et Reinsalu tahab vältida vigu ja sellest tulenevalt on ta ka välistanud, kaubeldes küll välja Isamaale linnapea positsiooni, on kohe välistanud enda asumise Tallinna linnapea ametisse. Teiseks, Isamaa on erakonnana kirju seltskond. Oleme ka siin saates rääkinud, et Isamaas on erinevad fraktsioonid. See fraktsioon, kuhu kuulub Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma võitluskaaslastega, on tegelikult Isamaa Tallinnas piirkonnas vähemuses. Sellesse fraktsiooni ei kuulu näiteks Riina Solman. Nad on Isamaa kongressidel ja sisevalimistel alati vastaspoolustel, konkureerivad omavahel. Nii et kindlasti mängis see oma rolli. Ja ma arvan, mis ei ole vähetähtis, kui võrrelda Isamaa on täna ju koalitsiooni üks osapool olnud Tallinna linnas. Neil on juba täna inimesi, kes on linnas poliitilistel töökohtadel. Kindlasti need inimesed tahaksid enda karjääri linnapoliitikas jätkata. Ka valitsuse tasandil ju Isamaa ei ole koalitsioonis, kui sa nüüd võrdled puhtalt aritmeetiliselt kaksikliitu Keskerakonnaga versus võimalikku alternatiivset näiteks 4 erakonnast koosnevat koalitsiooni, siis kaksikliidus selgelt neid poliitilisi töökohti on rohkem. Nii et ma ei alahindaks ka seda põhjust Isamaa valiku kujunemisel. Üks huvitav aspekt siin lihtsalt ära tuua, üks kõige tugevam seltskond, kes võitles Keskerakonnaga mineku vastu Isamaa sees, olid endised keskerakondlased. Kes on Isamaa liitu üle? Jah, et see on nagu päris huvitav, et võib-olla mõelda poliitika vaatlejatel, et siis kuidas kogu see olukord on muutunud, et siis Isamaa liige Jüri Ratas võitles selle vastu, et Isamaa teeks koalitsiooni Keskerakonnaga, aga kahjuks jäi kaotajaks. No jah, tegelikult. Kui mõelda selle lause üle järgi, kui palju siin on kui keegi oleks sellise lause öelnud mõned aastad tagasi, siis seda inimest oleks peetud hulluveelseks, aga täna on see reaalsus. Seda muidugi veel lisaks, et kõik see arutelu, mis valimiste eel ja valimiste järel on käinud siin Keskerakonnaga koalitsiooni
tegemise lubatavuse ja mittelubatavuse osas mulle tundub see nagu õõnes, et kui ma vaatan neid erakondi, Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Isamaa, et kes neist ei oleks olnud mingitel perioodidel Keskerakonnaga koalitsioonis, mõned neist ka lahkunud Edgar Savisaare ajal lausa, et kust nüüd äkki siis nagu tuli see teadmine, et Keskerakonnal on nii tugevad korruptsiooniprobleemid, et nendega ei saa koalitsiooni teha, et see on tegelikult selline lihtsalt valimisteel üles keerutatud nagu vaht, millega mida on Eesti poliitikas olnud aegade jooksul palju ka varasematel perioodidel. Pikka aega Reformierakond muuseas hoidus selliste väljaütlemiste tegemisest just selleks, et enda koalitsiooni võimalusi mitte piirata. Nüüd on siis valitud teistsugune tee. Ja ma natuke vaidleksin Tõnisele vastu, et ma võib-olla nii pikka minevikku sinna ei läheks nüüd, et Savisaare aeg ja nii, selles mõttes, et kes tol ajal kuskil tegi. Aga see kõik on ju palju värskem, et Reformierakond tahtis Keskerakonnaga koalitsiooni mõned kuud tagasi. Ei tule poolt aastatki ja nüüd teevad nii suured silmad, et kuidas on võimalik, et milline hirmus asi on juhtunud, et Isamaa läks Keskerakonna koalitsiooni. Sotsid olid selles eelmises volikogu koosseis 2,5 aastat. Rahulikult olid koos, juhtisid linna Mihhail Kõlvart ja Jevgeni Ossinovski ja ma olen sotsidega vaielnud ka sel teemal, et mis juttu te ajate, et teil sobis Keskerakond suurepäraselt, teil ei olnud mingeid väga suuri tülisid seal. Ei, aga et siis Keskerakond sai kriminaalkaristuse, et 3. et 2 korda oli kriminaalselt karistatud, et see sotsidele ei andnud mitte mingit signaali. Või see, et sealt kogu aeg järjest inimesi vangi pandi, langes nagu lahinguväljal sõdureid, neid korruptante seal rivis. See huvitav nende silmi ei avanud, aga kui 3. kord tuli, et siis kõik muutus sotside jaoks. Et see ei ole nagu tõsiselt võetav jutt, et selles mõttes küll, et sotsid ja Reformierakond ei peaks küll nagu sel teemal nagu väga sõna võtma, et liiga värske on see nende endi väga tihe koostöö, vähemalt soov Keskerakonnaga teha. Ma lihtsalt toon võrdluseks siia ju Pärnu, et kui võib-olla lihtsalt inimestele, kes ei ole poliitikas väga ka sees, et natukene nagu selgitada, et me räägime siin Tallinna võimukoalitsioonist ja räägime sellest, et Keskerakond teeb Isamaaga koalitsiooni, siis samas näiteks teises linnas Pärnus see absoluutselt on välistatud. Keskerakond mitte mingisugusel juhul ei võta Isamaad jutule. Jama, ütlevad nemad, ei saa teha. Valijad on ju kõik üks ja sama ja kõik on sama asi ja kõik on samasugused programmid ja samasugused nägemused, aga seal sobib ja siin ei sobi. Ma toon siin nagu Pärnu ja Tallinna näite. See ei ole ka ju minu arust päris normaalne. Ja küll ma saan aru, et siin ikkagi see poliittehnoloogia kaalub selle kõige üles, aga sisu poolest on ju erakonnad ju täpselt samad ju Tallinnas on alati kohalike koalitsioonide tegemisel see üleriikliku poliitika dimensioon kõige tugevamalt sees, et muudes omavalitsustes pigem nende koalitsioonide sündi mõjutavad ikkagi nende erakondade kohapealsed inimesed, kohalikud programmid ja kohalik koostöökogemused, et kellel on varasemalt kellegiga koostöö välja tulnud ja kus see usaldus nagu puudub samal ajal, et Pärnus ju näiteks tõesti tekkinud Viisikliidus on osalisteks nii Keskerakond, nii parempoolsed, nii sotsiaaldemokraatidest koosnev valimisliit kui siis ka nagu EKRE, ütleme, eks ju. Ja ma ei ole kuulnud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhtide seast mingit väljaütlemist, et nende liikmed ei tohiks Pärnus EKRE-ga koalitsiooni minna, et väga lõbusalt istutakse seal koalitsioonis koos ja saadakse nagu hakkama, ehk jah, hea tava on olnud see, et üldiselt erakonnad keskjuhatuse tasandilt liiga palju ei sekku kohalike koalitsioonide tegemisse. Aga olukorrad ei ole ikka päris võrreldavad, et minul on tegelikult ikkagi Tallinna pärast tõsine mure seoses sellega, et Isamaa toob Keskerakonna tagasi võimule, sest Keskerakond on ikka selline Eesti meister linna raha, maksumaksja raha kasutamisel oma partei huvides ja me näeme, et see hakkab tuleb jälle tugevamalt tagasi, et see on selge ja ega nüüd siin neid
Isamaa tegelased nagu siin Marja-Liisa Veiser ja ei ole ka sugugi sellest patust vabad, et kes kasutavad maksumaksja raha iseenda reklaamimiseks. Riigikogu valimised on päris lähedal juba, räägitakse miskipärast, et siin 1,5 aastat ja 2 aastat tegelikult on ainult aasta, kas 4 kuud on napilt jäänud. Et õige pea Riigikogu valimised ja ma mõtlen hirmuga selle peale, millise laine nüüd Keskerakond uuesti tekitab, võetakse kõik need keskerakondlased igale poole ametitesse, alates Vene Kultuurikeskusest ja kõigest muust, ja need kõik hakkavad inimesed tegema sellist, kasutama meie endi raha valimiskampaaniaks, nii-öelda meie vastu kampaania tegemiseks, et see saab surve olema kõva ja teine mure on mul ikkagi selle eestikeelsele koolile üleminekuga ka, et midagi oli öelda, Keskerakond tegi oma kampaania rahvuspõhise. Sellest me ei saa mööda vaadata, et ikkagi selgelt mängiti venelaste rahvustunnetel, sellega võeti neid siiski väga suur osa hääli ja mida see tähendab meie haridusele, siin mured on suured. No tegelikult need valimised nii Tallinnas kui ka näiteks ütleme Pärnus, mida ma siin äsja ka näiteks tõin, tõid välja uue poliitilise sellise trendi Eesti poliitikas, mida ei ole seni veel olnud. Linnapea 1 kuuks või 8 aastaks või 3 aastaks või midagi sellist. No, kuhu veel? Seda ei ole minu teada enne olnud, see on absurditeateri. Nüüd tegelikult siia assotsieerub ka Tallinna puhul see sama teema, mis on siis Isamaa välja toonud, et me saime nüüd linnapea koha. Hästi, aga me toome sinna mingisuguse inimese kuskilt pingi pealt, kes on apoliitiline. Ja küll, Urmas Sõõrumas ei ole. Urmas ütles ära Isamaale, et tema ei tahaks minna, talle võib-olla pole ka pakutud. Aga see sama tegevus iseenesest. Linnapea, no ja küll täna homme lähen tööle, ma täna olen vist linnapea, ei, täna olen abilinnapea, aasta veel olen. Mis toimub? Ja mis Tallinnasse puutub, siis Tõnis juba mainis, et selge, et Urmas Reinsalu, nagu need koalitsiooniläbirääkimised Tallinnas on lõppenud, võib-olla isegi juba enne seda teeb siukse näo, et tema ei tea nendest Tallinna jamadest mitte midagi, et see on selge, et siin tekivad probleemid, hakkavad need samad maksumaksja raha kuritarvitamist pihta ja siis Urmas tahab kindlasti mängida seda, et see ei puutu üldse temasse, et siis kuskil on mingi sõltumatu tegelane, kes siis nagu linnapeana justkui peaks vastutama, aga ma loodan, et avalikkus seda alla ei neela, et selge on see, et kui linnapea vastutab poliitiliselt, siis vastutab Urmas Reinsalu, et sellest peab nagu ühemõtteliselt aru saama, et või siis inimene ongi uus Isamaa erakonna juhtfiguur, kes siis kannab nii-öelda erakondlikku vastutust. Kes see võiks olla? Ei, ma ei oska öelda. Neil pidi see nimi olemas olema. No, võib-olla keegi ettevõtlusest. No, ma tõesti ei oska spekuleerida, puudub igasugune teadmine sellest, aga laiemalt see sinu küsimus, et see linnapea roteerimine, no minust selle jabur näitab mulle mingit mängurlust, tekitab minust küsimusi, et kas need, kes ütlevad, et teeme nii, et algul olen mina ja siis oled sina, et mul tekib see on väga liivakasti mäng, et kaks lassavad kokku, et oota, ma mängin natuke selle autoga, ja küll, nüüd on Toomas sinu kord mängida selle autoga. Kui mina oleksin see, kellele öeldakse, et sa ole siis pärast, siis minul oleks ainult üks küsimus, et huvitav, kas siis pärast või üldse seda koalitsiooni on. Või siis, kui nii-öelda see esimene pool saab läbi, siis visatakse mind üle parda. Et ma sellisele tegelasele, kellele seda teist poolt pakutakse, ma soovitan väga selle peale järgi mõelda, et see ei ole nagu, see ei ole tõsine poliitika, ammugi mingi väärtuspoliitika, et see on mingi mäng, kus püütakse üksteist üle trumbata. See, kas sellest nii-öelda linnapea ameti roteerumisest saab mingisugune suurem tava, eks seda saabki näha alles siis, kui kogu see nii-öelda kokkulepitud periood on läbitud ja tõesti linnapea roteerumine on reaalsuses toimunud. Et Eesti, kui me võrdleme nagu, aeg-ajalt meeldib väga palju Soome poliitikat jälgida ja üldse Põhjamaades nii riigil kui kohalikul tasandil on koalitsioonid oluliselt püsivamad ja reeglina kestavad
valimistest valimisteni. Eestis on nad oluliselt lühemaajalised ja tihti pigem on olnud tavaks ikkagi see, et selle 4-aastase perioodi jooksul ka kohalikul tasandil mingi muudatus koalitsioonis tuleb. Ja kui nüüd on see nii-öelda linnapea roteerumine sisse kirjutatud koalitsiooni, siis see võib kindlasti olla üks päästik, mis selle koalitsiooni lagunemise esile kutsub. Kui seda ei toimu ja tõesti suudetakse seda kokkulepet nii-öelda nagu järgides, siis jah, võib sellest võime seda trendi tulevikus ka nagu rohkem näha, et mina nagu nii kriitiline selles osas nagu ei ole, aga see eeldab just nagu seda, et koalitsioonid muutuvad Eestis püsivamaks ja usaldus, ütleme, eks ju, erakondade vahel neid koalitsioone teha on suurem, et kõik saavad tegelikult, usaldus saab rikkuda üks kord, ütleme, eks. Et seda ju teavad kõik. Mis puutub sellesse nii-öelda apoliitilisse inimese toomisse Tallinna linnapeaks, siis siin ma olen oluliselt kriitilisem. Ma arvan, et see on kogu valimiste ja demokraatliku süsteemi üle irvitamine. Riigis on, ütleme nii, riigis valimised ongi ju selleks, et erakonnad lähevad erinevate platvormidega valimistele, saavad valijalt mandaadi ja siis hakkavad oma poliitikat nagu ellu viima. Et sellised nii-öelda tehnokraadist apoliitilisi peaministrid on vist Euroopas, kui me võtame riigi näited, on kõige rohkem mis kasutatud Itaalias, ütleme, eks ju, need Itaalia poliitikadraamad on olnud kindlasti filmi väärt sündmused ja seal siis nii-öelda olukorras, kus ei suudeta omavahel üldse kokku leppida, on toodud siis tavaliselt valimiste vahelisel ajal tehnokraadist peaminister riiki juhtima. Nüüd Tallinna linnas Isamaa ja Keskerakond, 2 populaarsuse tipul olevat erakonda, on otsustanud siis kokku leppida sellises lahenduses, et me just tegime valimistel tulemusi ära, moodustame koalitsiooni ja toome kohe alustuseks nii-öelda tehnokraadist linnapea nagu kõrvalt, et see on tegelikult umbusalduse avaldamine iseendale. No valija petmine ikka. No, see on raudselt valija petmine. Tegelikult umbes samasugune situatsioon, tahtsin just Pärnu jõuda, korraks veel tagasi põrgata. Seal ka ju umbes samasugune situatsioon leidis aset, et tegelikult algselt oleks ju võinud ikkagi linnapea koha saada EKRE esimees Valmar Veste, kes seal Pärnus on, aga tundus seal, et nii palju kui ma olen kuulnud sahinad, et ta väga parketikõlbulik ei olnud sinna linnapea kohale panda, siis Kristel Woltenberg selgelt sotsiaaldemokraatliku taustaga valimisliidust sai selle siis kohe endale ja ma sain aru, et nad seal ka vist ikkagi üritavad seal mingisugust skeeme panna, aga see sama, mis sa ennist mulle ka rääkisid, et see sama parempoolsete poliitika elluviimine on viisikliit Pärnus. Parempoolsed on seal sees, kui palju nad suudavad sellises kambas, kus juba öeldud EKRE, Keskerakond ja siis valimisliidud ja kõik väga kirju seltskond, kui palju nad seal suudavad ikkagi seda oma mina säilitada? Eks me seda saame näha, ma arvan, et meie inimesed Pärnus on loomulikult läinud selge plaaniga oma valimislubadused teoks teha, need ka koalitsioonipartneritega kokku leppinud, tänase koalitsioon viiest osapoolest koosev positsioon on kindlasti ka selles mõttes nagu habras, et kui hakatakse toimetama selliselt, et ühe osapoole nii-öelda poliitikat hakatakse ellu viima ja kokkuleppeid täitma, aga teine pool kokkuleppesse jäetakse täitmata, siis on selge see, et sellise koalitsiooni nagu pikka iga ei ole, nii et selles mõttes, kuna seal nagu häälte tasakaal sõltub mõnest inimesest Pärnu volikogus ja kõik koalitsiooni osapooled on ju pigem nii-öelda natuke, seal domineerivad just väiksemad fraktsioonid, siis on tõenäoliselt kõigil nagu huvi seda koalitsiooni vähemasti esialgu koos hoida. Ja mis puutub EKRE-sse, siis mulle paistab, et kohalike valimiste järgselt EKRE tegelikult väga tahab koalitsioonidesse sattuda, aga mitme pool üle Eesti, et see oleks üks võimalus neil erakonna siseselt leevendada seda ikkagi valimistel tehtud kesist tulemust, et kui EKRE inimesed saavad ka võimuliituses osaleda, aga EKRE-l on jah see probleem, et
neil on väga raske leida enda ridadest inimesi, kes volikogus istuda ja seal küsimusi küsida on üks asi, aga kui sa pead minema reaalselt ikkagi juba linna- või vallavalitsuse tasemel poliitikat teostama, siis see eeldab teatud nagu inimkvaliteeti, ütleme, eks ju. Ja ka kui su koalitsioonipartnerid vaatavad sellele otsa ja mulle tundub, et EKRE-l on sellega väga suur probleem. Nad seetõttu tegelikult kaotavad positsioonides. Võtaks korraks ikkagi või Tartu, Siim, et seal ka ikkagi see kemplemine käib, läbirääkimised seal toimuvad, midagi seal arutatakse, enam-vähem on kokku lepitud, Isamaa reform, iga poolt või mõlemalt poolt pritsitakse igasuguseid tingimusi, nende üle ka vaieldakse. Tundub kuidagi nagu loogiline, et hea küll, me ei ole veel päris lõppu seal Tartus ka jõudnud, aga kas see on töörahu seal Tartu linna jaoks? Poliitiline töörahu? Ma arvan, et ikkagi midagi üle ei jää, seal Reformierakond ja Isamaa omavahel kokku lepivad lõpuks. Jälle teen ennustuse ja võin eksida, aga tundub nii selge, et Reformierakond on suutnud käituda ühtselt, Isamaa sees on seal mingi vadin lahti läinud. Ma vist pean vabandama Tõnis Lukase ees, et ma võib-olla tegin talle eelmine kord natuke liiga, kui ma ütlesin, et Lukas ilmselt ei viitsinudki linna peaks hakata. Eks ta passiivne oli. Ütles sulle, et ikka oleks viitsinud? Ei, ma ei ole Lukasega rääkinud endaga nüüd sel teemal, aga vaadates seda uudisvoogu, mis sellele järgnenud on, seda mainis ühes intervjuus ka Kaspar Kokk, Isamaa Tartu piirkonna esimees, et sisuliselt Reformierakond pani nad nagu fakti ette, et lendate üldse välja või annate selle linnapea koha ära, eks ole, et ja tuletas meelde, kuidas aastal 2013 pärast kohalikke valimisi toonane Isamaa linnapea kandidaat Margus Tsahknavaga rääkis, kuidas linn vajab muutusi ja siis tõsi, täiesti võin kinnitada Kaspar Koka sõnu, et ka minule ütles Urmas Kruuse, et kes oli tookord Reformi linnapea, ütles, et näed, Isamaa tahtis muutuse, saigi muutuse, jätame teid koalitsioonist välja. Et tõesti Kruuse sellise jutuga riigi käis, ka mulle seda ütles, et ilmselgelt Isamaa magas maha midagi juba varem, kas selles süüdistada Lukast või kedagi teist, ma ei oska öelda. Aga vägisi jätab see asi sellise mulje, et Reformil oli eeltöö juba tehtud, nad olid arvestanud sellega, et nad ei tule esikohale ja nad olid juba enne ilmselt selle pinnase ette valmistanud, et kui nad ei saa seda linnapea kohta, Urmas Klaas oli kõik ette valmistanud, et siis lihtsalt jäetakse valimiste võitja kõrvale ja Isamaa leidis ennast olukorras, kus ta polnudki enam midagi teha. 2 varianti, aga küllap nad kokku lepivad, ma arvan nüüd. Natukene naljakas võib-olla mulle vähemasti tundub see ka, et Tartu koalitsioonikõnelustel ikkagi vaieldakse selle üle, kas Tallinna Haigla tuleb või ei tule, et see on selline koht, selle kohta ütles ka Mihhail Kõlvart väga hästi, et Tallinna Haiglat ei tulegi Tartusse, see tuleb Tallinnasse, seal ei olegi millegi üle vaielda. Et see on kindlasti ka nagu natukene tundub, et piiridest välja minek. Ma saan aru, mis seal taga on, aga seal juba hakatakse teise piirkonna asju jagama. Seal taga on populism, mida Tõnis Lukas on ju läbi aegade, on talle meeldinud seda viljeleda. Aga minu meelest Tartus on Isamaa ise tekitanud endale väga keerulise olukorra just nagu tulevikku vaatavalt, et valimistele mindi muutuse lubadusega ja tõepoolest Tartus ei mindud muide päris, nad võtsid Tartus teise loosungi meelega. Aga siiski see üleriigiline sõnum oli ennast alternatiivina sel sajandil Tartu linna valitsenud Reformierakonnale ja selle põhjalt tehti ka tulemus ära, ehk Isamaa ju võitis valimised Tartu linnas. Mõned Isamaa kandidaadid olid väga teravalt Reformierakonnale oponeeriva, ütleme senisele Tartu võimu struktuurile oponeeriva kampaaniaga valimiste eel eetris. Nüüd, kuhu nad pärast on jõudnud, tundub, et Reformierakond on Tartus suhteliselt
vähemasti näeb välja suhteliselt ühtne ja mobiliseeritud, vaatamata valimiskaotusele, siis Isamaast paistab täiesti nagu vastupidine pilt välja. Et kui lugeda nagu meediast, et pikaaegne Tartu piirkonna esimees ja ka varem nii-öelda Isamaa poolt, ma saan aru, võimuläbirääkimisi pidanud Kaspar Kokk on siis avalikult ajalehes sõnasõjas oma linnapeakandidaadi Tõnis Lukasega, ütlevad teineteise kohta, et kes midagi valesti ütles. Lisaks on fraktsioonis ju inimesed, kes on võimul kõneluste ajal teinud avalikke sõnumeid, et nende valijaid ja Isamaa valijaid tervikuna on nagu petetud. Et mis iganes positsioonid Isamaa endale välja kaupleb, tõenäoliselt on see volikogu esimees, mõned abilinnapead, et ma arvan, nende peamiseks probleemiks saab enda fraktsiooni kooshoidmine ja sisemiste pingete maandamine, et kui pinged on nii suured, et üksteisega ajalehe kaudu sõnumeid vahetatakse, siis see näitab, et sisemiselt see katel keeb veel oluliselt kõrgemal temperatuuril. Nii et Isamaa on selgelt enda valimisvõidu Tartus muutnud olukorraks, kus nad on selle koalitsiooni ka sisuliselt nõrgem osapool ja ilmselt peavad hakkama mõtlema selle peale, et kas nad suudavad Reformierakonnaga järgmiste valimisteni koalitsioonis vastu pidada, sest Reformierakonnal tõenäoliselt on see alternatiivne varuplaan kogu aeg tagataskus olemas. Et siin on üks aspekt veel kiirelt puudutanud, et eelmine kord me eelmises saates rääkisime sellest, et Isamaa sai küll hea valimistulemused üldiselt üle Eesti, aga ta kasutas sellest ka nii-öelda poliitikute keelest dopingut, et ehk siis tõi sisse endale mingis mõttes võõrast tööjõudu. Ja võõrtööjõudu, täpselt. Ja nüüd see Kris Kärner ja nii, et me juba näeme, me ennustasime, et alguses sul on nagu hea, sa saad nagu peisitada selle hea valimistulemuse peale, aga see hakkab mingi hetk sulle kätte maksma, et Tartus hakkas ta nagu kätte maksma isegi kiiremini, kui oleks osanud ennustada. Aga selliseid olukordi hakkab Isamaal tekkima üle Eesti veel. Aga pöörame lehe edasi ja tõepoolest, et eks nende valimiste juurde ja koalitsiooni kõneluste juurde saab kindlasti veel tagasi tulla, need ei lõpe siin kindlasti veel lähema, ütleme kuu jooksul kindlasti on siin teemad küll ja küll. Aga erokindralite raport oli kindlasti üks selline dokument, mis siin vähemasti nädala aja jooksul on Eesti riiki ka suhteliselt palju diskuteerima pannud, eriti just ka poliitikuid ja inimesi, kes sõjandusega väga hästi kursis. Kiiresti käin üle, et tegemist on siis Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt tellitud sellise analüüsiga, kus siis Meelis Kiili, Leo Kunnas ja veel paljud teised on selle kokku pannud ja vaatavad siis sisse, kuidas on Eesti kaitsevägi juhitud, mis on seal probleemid olnud ja see raport on suhteliselt kriitiline kogu selle tegevuse suhtes, teeb seal Martin Heremi ja Riho Terrase tegevuse eelmiste kaitseväe juhatajatena täielikult maatasa, see on tegelikult minu väljamõeliseks või öeldud, et kas ta nüüd päris maatasa teeb, aga seal on palju ka, mis spetsialistid on öelnud, nii-öelda vettpidavaid väiteid, aga paljud on ikkagi õhust võetud ja nimetatakse seda rohkem selliseks poliitiliseks kättemaksuks või siis natukene ka võib-olla nii-öelda oma agenda ajamiseks, et kuidagi selliseks raportiks siis, et kättemaksuks, erukindralite kättemaksuks. Ma ei ole seda raportit, tunnistan ausalt, ise põhjalikult uurinud, aga need sellised tunded minus vähemasti on tekitanud need samad väljaütlemised. Kuidas teile siin laua äärest tundub, te ilmselt olete ka natukene kiiganud sinna sisse, et kas see siis on tõesti selline kättemaks poliitiline? Ei julge üldse väita, et ma oleksin sellel teemal kuidagi väga pädev. Siin on üks lõks, mille peale ma olen nagu varem ka mõelnud, et me ju nüüd kasvatame veel kaitsekulusid, eks ole, järsult. Et meil on üks valdkond, kuhu valatakse raha peale, lihtsalt meeletult valatakse raha peale. Kus siis on see koht, kus siis kaalutakse arukalt, kuidas seda raha kasutatakse, et ühtepidi on kaitseväel surve seda rakendada, seda kasutada, seda raha Kaitseministeeriumil ja kuidas need otsused sünnivad, et nad oleksid mõistlikud, et kuidas võetakse arvesse neid arenguid kõiki, mida Ukrainas toimuv sõda meile praegu ette toob
ja kindlasti ei ole mina see mingi inimene, kes oskab öelda, et nii on õige või nii on vale. Et kes see koht on, kus on see kriitika tegemise koht, aga mis on siin tõesti valesti, et kui kriitikat teevad inimesed, kelle puhul me teame, et seal on sellist isiklikku solvumist, pettumust võib-olla oma sõjaväelase karjääris, kuidas see lõppes, miks see ei lõppenud, seal ilmselgelt inimestest paistab välja see, et mõni mees mõtleb, et oleks võinud ise olla seal, kus Herem oli ja miks Herem ja miks mitte mina, et see kumab läbi nende varasematest väljaütlustest ja juba sellega nad on juba ette ära diskrediteerinud oma raporti, see on see probleem. Aga see on nagu suur küsimärk, et kuskil me peame nägema, et kas see arutelu toimub, kus ka kriitiliselt vaadatakse otsa nendele ettepanekutele, mis praegu nende suurte rahakasutuste osas on. Sest et tegelikult sul on täiesti õigus, et tuleb ju, alles tuleb ja kõik, praegu me valame, ega keegi ei ole midagi vastu öelnud, kõik lihtsalt noogutavad rahulikult, ja küll, tõepoolest nii on väikselt sealt küll hakatud vastu rääkima sellest, et võib-olla see rahakasutus ei ole Kaitseministeeriumis kõige läbipaistvam olnud, aga need arutelud on jäänudki sinna, Hanno Pevkur on öelnud, et kõik on näed ilusti kõik asjad seal ei saagi väga läbipaistvad olla, eks ole, mingid need on saladusega kaetud. Kuidas sulle, Tõnis, tundub, kui palju oled seda mängu jälginud, mille üle siin praegu siis diskussioon käib riigis? Eks austunnistus on see, et üsna nagu põgusalt, aga et see on nüüd nagu teine selline raport, et just hiljuti tuli ju, kui võttis ka avalikkuse tähelepanu, eks ju, Riigikontrolli kokkuvõte, mis puudutas just kaitsevaldkonna rahakasutust ja seal olevaid nagu probleeme. Seda ma silmas pidasin keelmine. Millele just, eks ju, te mõlemad siin just eelnevalt viitasite, et jah, ma olen nõus, et neid teemasid peab saama rahulikult nagu käsitleda. Nüüd see erukindlarite raport ei keskendu niivõrd palju rahakasutusele, et ma saan aru, et see põhiline etteheide on see, et ja sealt tulevad just ettevõtjad siis, eks ju, Heremile ja Riho Terrasele, et nende ajal on Kaitseväes läinud sassi rahuaja ja siis kriisi- või sõjaaja juhtimismudel, et Kaitseväe juhtkond on liiga palju juhtimisfunktsioone enda käest ära andnud, mis kriisi korral ei võimalda piisavat reageerimist ja vastutuse võtmist ja siis üritatakse selle eest maalida nagu seda pilti, et või mis nagu kindlasti osadele nagu lugejatele või ka mõnedele, kes seda raportit siis nagu kommenteerima hakkavad ja kes hakkavad seda nagu võimendama, et Eestis on justkui nagu kaitsevõimekusega asjad nagu kehvasti ja et Eesti ei ole konfliktiolukordadeks valmis. Et see on see nii-öelda kahtluse uss, mida siis selle raporti põhjal hakatakse esile tooma. Ta ei ole niivõrd parteipoliitiline võitlus, Tanner, selle raporteerijate rühma eeskõneleja on ju hoopis Reformierakonda kuuluv Meelis Kiili, kuigi ainsa erakonnana on vist seda üritanud nüüd enda kommunikatsioonis ära kasutada nagu EKRE. Kui vaadata selle töörühma koosseisu, siis seal tõesti paistavad silma erukindralid, eruohvitserid, Meelis Kiili, Leo Kunnas, Alar Laneman, Peeter Tali, Neeme Väli, kes ei ole riigikaitsekomisjoni liige, aga kuulub siis Isamaasse. Ja lisaks Anti Poolamets, kes on siis nagu selline nii-öelda poliitdoktor, ma ütleks pigem, ma ei tea, võib-olla tal on ka mingisugune kaitseväeline kogemus nagu selja taga. Et kindlasti EKRE näeb selles ja me näeme kindlasti seda, et EKRE nüüd üritab seda temaatikat enda kommunikatsioonis kõige rohkem ära kasutada. Enamus Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmeid sellesse töörühma tegelikult ei kuulunud. Et ta on pigem ühe sellise koolkonna või sellise sõjaväelise taustaga koolkonna võitlus siis teiste kindralitega. Et jah, ma arvan, et selline nii-öelda isiklik mustapesu pesemine ja eriti sellise nii-öelda kahtluse külvamine
Eesti kaitsevõimekuse osas, see on nagu negatiivne pool, samas ma ei väida ka seda, et me nendel teemadel arutama ei peaks, et tegelikult seesama Riigikogu riigikaitsekomisjon peakski olema üks koht, kus nendest teemadest saaks nagu väga avameelselt rääkida. No jah, selge on see, et tegelikult siin vist ka just see sama neljapäev, kui ma siin praegu räägime, peaks olema termin, kus ta vist täies mahus avalikustatakse, et olen mina niimoodi aru saanud, et eks võib-olla see sama raport siis kütab ka veel kirgi. Poliitiline võitlus Eestis on läinud teravaks ja kindlasti see teravus jätkub siin ka, et seoses selle sama lähenevate Riigikogu valimistega, nii et võib-olla siin natukeseks jõuludeks antakse armu ja tõmmatakse hetkeks hinge tagasi. Aga kui palju siis ikkagi, Tõnis, just küsimus sulle, on Eesti meedia just selles samas poliitilises võitluses kaasalööja? Kas ta on sinu meelest ikkagi siis erapoolik või ta on ka ikkagi juba võimalik nii-öelda lahterdada kuskile suunas? Sa oled natukene jälginud seda tegevust, mis ka meie meediaruumis toimub. Jah, ma ütlen ära võib-olla selliseks nii-öelda eeltoetuseks, ma olen ise kunagi aastakümneid tagasi ka olnud ajakirjaniku tööl, töötanud paaris meediaväljaandes ja selles mõttes aeg-ajalt nagu professionaalsest huvist on ka nagu hea vaadata, et kuidas siis nagu Eesti meediapilt muutub. Eesti esimene võib-olla märksõna, mida tuleb öelda, et Eesti meediamaastik on ju äärmiselt kontsentreerunud. Meil on Rahvusringhääling, meil on 2 suurt peamist meediamaja, Ekspress Grupp koos Delfi Eesti Päevalehega, millega on ka otsapidi, kuigi mitte küll ühendatud toimetuste näol, aga omanikusuhete kaudu seotud ka Õhtuleht ja siis teiseks Postimees Grupp ja ja sinna kõrvale võib siis tuua nagu Äripäeva, mille ilmselt nagu mõjukus on tegelikult olnud pigem nagu langev, et domineerivad ikkagi Ekspress Grupp, Postimees Grupp ja Rahvusringhääling. Ja Eestis on olnud pigem traditsiooniks see, et meediaväljaannetel võib-olla on küll sellised maailmavaatelised positsioonid, aga nad ei ole võtnud enamasti parteipoliitilisi positsioone. See eristab võib-olla Eesti meediamaastikku mõningatest ka Lääne-Euroopa riikides, kus on olnud aastakümneid või kogu sajandi see traditsioon, et tuntud meediaväljaanded on teadaolevalt seotud ka väga konkreetsete nagu erakondadega. Eestis on olnud teistmoodi. Ja nüüd ongi olnud nagu huvitav vaadata just selle Tallinna koalitsiooni moodustamise näitel, kuidas siis nii Postimees kui Eesti Päevaleht võtsid oma juhtkirjades nagu väga selged positsioonid ja suunised, kuidas tuleb Tallinnas koalitsiooni moodustada. Et Isamaaliit kirjutas vist 2 juhtkirja sellel teemal vähemasti või ilmselt oli neid nagu veel, kus ta ütles väga selgelt, et Isamaa peab minema koalitsiooni kas Keskerakonnaga või üldse mitte minema, sellepärast et muudes koalitsioonivalikutes on Isamaad ees ootamas maailmavaateliselt kõige kaugemad erakonnad nagu parempoolsed ja sotsiaaldemokraadid ja mis sest, et Keskerakonna puhul on korruptsiooniprobleemid päevakorral. Postimees kasutas sellist terminit nagu eksinute taasühiskonnastamine, ehk siis Postimees leidis, et Isamaa peaks tegelema Keskerakonna taasühiskonnastamise Tallinnas, aga väga selgelt kriminaale tuleb võtta võimu juurde. Postimees positsioneeris ennast punkt 1 Isamaa häälekandjana, Isamaa valijate häälekandjana ja hakkas Isamaale väga selged suunised andma, kuidas Isamaa peab koalitsiooni läbirääkimistel käituma. Ja Eesti Päevaleht, siis võttis täiesti vastupidise positsiooni, tegeles ka Isamaaga, öeldes konkreetselt, et Isamaa ja Keskerakond ei sobi Tallinnas kokku ja öeldes väga selgelt, et Tallinnas tuleb moodustada koalitsioon sotsiaaldemokraatide nagu juhtimisel ja kõik erakonnad sisuliselt peale Keskerakonna peavad sellest nagu kaasa lööma. Ehk see on nüüd niisugune oluline nagu nihe, mina ei mäleta vähemasti väga pikka aega, et meil oleks ajalehed juhtkirjade tasandil
ennast nii selgelt parteipoliitiliselt ära positsioneerinud. Siim, on sul ka mingid tähelepanekud? Ei, me liigume üsna kiirelt sellise USA mudeli suunas, piltlikult öeldes. Ühel pool on CNN, kes seal siis räägib demokraatide juttu, ma väga lihtsustan muidugi loomulikult, aga ja teisel pool on siis Fox News, kes räägib vabariiklaste juttu, et me oleme liikumas selles suunas. Eks Postimees on sellel teel olnud juba tükk aega, Postimehe omaniku kontroll on ju eelkõige Isamaa erakonna liikme käes. Aga see mõju tundub, et vähehaaval nagu järjest selline töötajate valikuga ja see mõju tugevneb ja tugevneb ja tugevneb, just selline parteipoliitiline suund, mitte lihtsalt maailmavaateline suund, vaid parteipoliitiline suund, et need samad näited, mida siin Tõnis kirjeldab, eks ole, et see ei ole enam nagu maailmavaateline valik puhtalt, vaid see on juba selline parteipoliitiline, poliittehnoloogiline valik, millesse sekkutakse. Nii palju, kui ma kõrvalt näen, seal Ekspress Grupp, Delfi, seal ei ole sellist omaniku mingit kindlasti mitte parteipoliitilist suunamist. Aga Erik Moora tulek sinna Delfi arvamustoimetuse juhiks on selgelt toonud ka tema sellist parteilist orienteeritus sisse. Erik Moora ei ole parteiliige, aga väga tihedalt seotud olnud läbi aastate Reformierakonnaga ja see mõju on nagu selgelt sinna sisse tulnud tugevamalt. Ja tegelikult on sellest väga kahju, et kui see läheb nii väga, et ühest saad lugeda ainult ühesuguseid seisukohti ja teisest meediamajast saad lugeda ainult teistsuguseid seisukohti. Jumal tänatud see, et sellises olukorras, et meil on ka ERR ikkagi tugev uudiste tootja. Ma olen väga kriitiline ERR-i üldise rahakasutuse osas, et ma näen seal väga palju pillamist ja mõttetut rahakasutust, aga meil on vaja väga sellises olukorras on meil väga ERR-i vaja. Et kahju, et Äripäev on kuidagi niimoodi, et teised meediamajad ei taha isegi Äripäeva väga olulisi uudiseid. Nad ei tsiteeri, nad ei too pilti ja kui Äripäev Äripäeva lugejaskond on ikkagi väike, tasuline, eks ole, seal maksta korralikult, inimesed tihti loobuvad Äripäeva tellimisest ja seal on väga häid uudiseid tihtipeale, aga kui teised neid üldse üles ei korja, siis nad jäävad kuidagi elavad oma elu. Et sellises olukorras on ERR-i roll muutub olulisemaks. Ja sellega ma olen täiesti nõus, et Äripäev tegelikult teeb väga head tööd ja väga sellised erapoolikud asjad, mis sealt sünnivad ja tulevad ja tegelikult väga korralikud analüüsid majanduse suhtes ja ka miks mitte poliitilise elu suhtes, et see on täiesti õige, aga sellega ma olen nõus ka et tõepoolest selline meediamajade kontsentreerumine toimub ja täpselt see, nagu sa ennist ütlesidki, Ameerikas on. Ameerika ehk siis New York, me oleme alati ka teinekord, kui on põhjust välispoliitikast rääkinud siin saates ja nüüd on ta põhjus taas, sest et ütleme maailma ikkagi üks suurimaid tähtsamaid linnu. New York on saanud endale uue linnapea, 34-aastase Rohan Mamdani, kui ma nüüd selle nime siin õigesti välja ütlesin, aga see mees on juba hakanud seal mööbeldama ja kindlasti on ta Donald Trumpile seal ikkagi pinnuks silmas ja Trump on juba kirunud kurja ja kättemaksu seal, et mis seal hakkab nüüd toimuma, ei tea seda. Jaa, see on väga põnev ja soovitan seda väga jälgida, et Mamdani nimetab ennast demokraatlikuks sotsialistiks. Siin ma olen püüdnud USA meediaväljaandeid natuke uurida, et kuidas siis need analüütikud, et kes on siis demokraatlik sotsialist, et siis üldiselt kõige lihtsam vastus on see, et tihti on ju sotsialism autoritaarne, nagu me teame, aga siis nemad kujutavad seda ette demokraatlikuna, aga selgelt selline skeptilisus turumajanduse suhtes, suurem avaliku sektoris sekkumine, aga Mamdani loosungid ikka väga põnevad, et linnapoed meenub Tallinnas ära proovitud vahva asi, linnapood. Ma põnevusega ootan neid New Yorgi linnapoode, ma tahaks seda tsirkust näha saada, kes nad päriselt ka selle ära teevad, aga vaatame üürihindade kontrolli alla võtmine, et kui me oleksime sinuga New Yorgis ja sina püüaksid minu üüri tõsta, siis mõtleks, et ei tõsta midagi alla. Linnapea ütles. Mina elan sees, välja ei lähe ja sina ei tohi üüri tõsta ka. Et selline vasakpoolne populism
No mida me tegelikult oleme näinud palju Lääne-Euroopas siin varasemalt, see mingit utopistlikku lähenemist, et kuskil on mingi hea sotsialism olemas, et on selline paha sotsialism, mida seal Põhja-Koreas ja Nõukogude Liidus viljeletakse, on ju. Aga siis kuskil on olemas selline utopistlik hea sotsialism. Aga no tegelikult ma kinnitan, et see ei toimi, et sellepärast ta ongi utoopiline, et ühel hetkel sa paratamatult pead hakkama, kui sa tahad ellu viia neid utopistlikud ideid, neid inimeste võrdsustamise ideid, siis sa paratamatult pead muutuma mingi hetk vägivaldseks, kui sa tahad seda päriselt nagu rakendada. Aga see tähendab demokraatia piiramist igal ühel hetkel. Aga see Mamdani on selline, ta on nagu selline anti-Trump, et ta täpselt samamoodi nagu Trump appelleerib nagu töörahvale, töölisklassi, need, kellel on käed, on karedad ja võib-olla natuke õlised, eks ole, et nendele inimeste kätte tuleb anda võim, no juba selline majakovskilik stiil, et väga huviga vaatame, et selline ühelt poolt, mida on ka Eestis nimetatud parempopulismiks, mis on viinud sellise töölisklassile apelleerides, mille minu arust parempoolsusega väga vähe pistmist, aga okei, siis nüüd on näha, et tuleb sellele vastu selline vasakpopulismi laine, kus kasutatakse samu meetodeid ja ilmselt kõik need voolud tulevad üldiselt USA-st ka meile, et ma arvan, et me näeme lähiajal sellise vasakpopulismi väga tugevat tõusu, et eks siin ka meie Tallinna valimislubadustes oli sees sellist igasugused linnakorterid ja kogu seda sotsialistlikku jama oli. Aga jah, kindlasti ühesõnaga seda saab ainult juurde tulema, et vaadake hoolega, mis seal New Yorgis toimuma hakkab. Oleks, Tõnis, sul ka mingisugused omad tähelepanekud? Eks mõnes mõttes seda on ju USA-s oli seda oodati nagu pikka aega, et millal tekib siis nii-öelda vasakpoolne anti-Trump. No jah, aga nagu siin rääkiski ta rõhubki töölisklassile. Ega seda veel ei tea, pluss ütleme tegelikult, kui vaadata, ka Euroopas mitmetes suurlinnades on üpris vasakpoolsed linnapead, kes rõhuvad mitte nüüd töölisklassile, vaid ka väga palju suured linnad, nii nagu Ameerikas, nii ka Euroopas on tihti, seal on just palju immigrante, kelle õiguste ees seismisele need vasakpopulistlikud poliitikud toetuvad. Et neid trende on seal päris mitmeid, kõik nad on reeglina olnud siin suured ju Palestiina eest võitlejad näiteks, et neid märksõnu, mida me võib-olla ka nagu Eesti vasakpopulistide retoorikas näeme kordumas, need on jah nagu globaalsed trendid. Et USA-s kindlasti oodati seda pikka aega, küsimus oli, et kui demokraadid väga suurelt Trumpile kaotasid, siis kirjutati ju demokraatide ridades selle nii-öelda mõõdukama tiiva arvele, kus tulid nii Biden, ütleme, eks ju, kuhu oli ka Kamala Harris positsioneeritud. Aga ma arvan, et USAs ei ole see lõpuni nagu selge, et milline siis nii-öelda demokraatide tiib täna initsiatiivi haarab, aga selgelt see nii-öelda vasakäärmuslik seltskond, kes pigem oli niisugune tugevas vähemuses demokraatide seas, et täna on nad retooriliselt palju rohkem esil USA poliitikas ja sealt jõuab see kõik ka meile. Ja enne neid peeti ikkagi selliseks ullikesteks paljuski, aga täna nad hakkavad muutuma selliseks peavooluks. Ei tea veel täpselt, kuidas see demokraatlikus parteis need jõujooned üldiselt olema hakkavad, et vaatamata Mamdani noorele eale säravale poliitilisele karjäärile USA presidenti temast kunagi ei saa, sest ta ei ole USAs sündinud. Selline huvitav fakt lihtsalt teadmiseks. No aga meil siin Eestis tegelikult väga suur osa eestimaalastest, siin elavatest inimestest elab ikkagi teise riigi Vene propaganda mõjusüsteemis ja Kaitsepolitseiameti tubli töö on siis ühel sellisel isikul, kes seda propagandat siin levitas, Oleg Besedinil 4. novembril käerauad ümber randmete kinni klõpsutanud, ilusti kenasti Harju maakohtu saali toonud ja sanktsioneerinud seal ka riigiprokuratuuri taotlusel tema vahi alla võtmise.
no minu jaoks on ta mees, ma isiklikult tunnen teda, tunnistan ausalt ja olen tega väga palju suhelnud ka ja siin ikkagi nende aastate jooksul, millal sellel väljal olen tööd teinud ja minule hakkab ta silma juba siin 2007. aastast pronksiöösündmustega, kus ta meiega kõrvuti samal rindejoonel ka seal igasuguseid klipikesi tegi ja edasi andis, oli selline suhteliselt lõbus selg. Kuhu ta neid edasi andis? Ei tea, mina ei ole nagu kunagi jälginud, kuhu ta need lõpuks välja jõuab ja nüüd siis asi on läinud selleni, et siiski leiti lõpuks ikkagi võimalus mehe nagu elimineerimiseks. Ta on ju sellest ajast, üle paarikümne aasta ju tegutsenud niimoodi, täst on paar korda kirjutatud kaitsepolitsei aastaraamatust kui väga sellisest salapärasest ja ohtlikust tegelasest Eesti ühiskonna sees ja siiamaani ei olnud võimalik teda nagu nii-öelda kõrvale tõsta. Lõpuks nüüd leiti mingisugune päästik, mis sellele kaasa aitas. Mis see on? Nad ei ütle seda veel täna, et saate tulevikus teada. Selline tegutsemine nii pika aega, minu meelest on natukene ikkagi üle mõistuse. Mulle küll tundub, et tegelikult kogu see ta ilmselt läks liiga julgeks juba, ta nägi, et see midagi ei tehta ja küll las see kaitsepolitsei kirjutab seal raamatus ja ajab oma sellist agendat, tema teeb oma tööd siin edasi ja kui palju ta oli mõjutatud, seda ka praegu väga ei ütle. See sadades tuhandetes rublade leidmine sealt kodust, see võib-olla on mingi näide, et ikkagi kuskilt poolt midagi talle pakuti meelehead. Ja mina teda isiklikult ei tunne nagu sina, aga olen päris palju vaadanud tema toodangut, tema videosid huviga, mida ta teeb ja ilmselgelt tema väljaütlemistest oli aru saada, et ta oli üsna kindel, et ta on endale sellise tugeva jokk-süsteemi üles ehitanud. Nii ta on. Juriidiliselt pädeva, et kuskilt ei murene, et ta selles mõttes nagu Eesti seadus ei riku, sõnavabadus meil on. Loomulikult Vene propaganda püüab näidata, et siin tehakse liiga ühele tublile ajakirjanikule, aga tegelikult selgelt rõhutame üle. Ma ühe asja siin täpsustan, nüüd ta on endale kavala agenda leidnud, ta ei nimeta ennast ajakirjanikuks ja see pidi olema suur vahe. Et seaduse mõistes ta ei ütle, et ta enam ajakirjanik on, kuigi ta vanasti ennast tituleeris nii. Ta ütleb, et ta on nüüd, sotsiaalmeedia bloger, videobloger ja kõik. Miks see parem on siis? See pidi olema seaduse mõistes parem, olen mina aru saanud. Ma ei tea nüüd seadust täpselt peast, aga kui sa oled nagu ajakirjanik, siis sa täidad nagu võib-olla sellist nagu nii-öelda sotsiaalset tellimust kellegi ja mingisuguse ühingu inimeste või kellegi, sul peab olema tellija. Sa võid olla ka vabakutseline, sa võid neid artikleid kirjutada, aga see pidi olema natuke seaduse mõistes natukene nagu laiem ja laiali valguvam olukord. Aga igal juhul rõhutame üle, et Eestis kedagi ei vahistata riigi kriitiliste väljaütlemiste eest, et sellist asja ei ole, kuigi nüüd Vene propaganda seda püüab loomulikult mitte ainult nüüd, vaid alati on püüdnud seda igati näidata, et see on nii nagu ikka maffiapealik võeti vahele, et kuskil mingi maksud maksmata jäänud, eks ole, et mitte see, et kedagi mõrvata kästi. Natuke analoogiat tuues, et selgelt otsitakse kohti, kus need inimesed rikuvad seadust ja need kohti on. Ja ma toon siin võrdluse, et selle aasta suvel käis veidi meediast läbi üks Svetlana Burtseva, kes oli kirjutanud mingi raamatu ja siis mõned ajakirjanikud ka eksisid selle vastu, et rääkis, et inimene kirjutas raamatu, venemeelse Eesti riigi vastas, aga mis siis ikka inimene kirjutas raamatu, et ega teda ka ei karistatud, mitte kohus süüdi ei mõistnud, mitte selle eest, et inimene kirjutas raamatu ja seal mingeid mõtteid avaldas, vaid sellest, et ta tegi koostööd Vene luureorganitega, selle eest karistati teda. Ja ilmselt Besedin arvas, et tal on need asjad niimoodi ära kaitstud, et keegi ei saa seda koostöös Venemaaga süüdistada. Tema seda meediakanalit, kuna ma jälginud olen päris palju, seal oli selgelt näha, et kui inimene teeb intervjuud, selliste inimeste, näiteks Vene Riigiduma liige või tal olid pidevalt intervjuud nende nii-öelda Vene propaganda superstaaridega, kes on palju esinenud Solovjovi propagandasaadetes, et kes seal on juba palju esinenud, nad ongi Vene mõistes propaganda superstaarid. Aga tema sai neid oma saadetesse kogu aeg esinema ja oli näha, et nagu järjest tulid. Moldova venemeelne presidendikandidaat, kunagine president
Dodon on ta nimi, kui ma eksi, et no, kes varjab ennast Venemaal. Sellega oli tal intervjuu ja no, järjest sellised, aga siiski väga suured Vene propaganda mõistes väga suured staarid, oli selge, et keegi lükkab Neid ette. Ja teistpidi see majanduslik skeem, et kui sa suudad väga suured vaatearvud YouTube'is, siis sa ju teenid sealt ka teistpidi peale, et ta ilmselt arvas, et see skeem on nagu vettpidav. Muide, ta mainis, näiteks ühes oma saates ta mainis, et kuna tema on see mittekodanik, nii-öelda hallipassi omanik, et siis tema Venemaale ei lähe. Et ta oli endale selgeks teinud, et kui ta lahkub Venemaale, siis tühistatakse ta Eestis elamisluba. Nii et ta kogu aeg mõtles selliste käikude peale ette, et ta ise Venemaale ei liikunud, et midagi talle teha ei saaks. Et ta väga selgelt, ma ei tea, kas talle andis keegi juriidilist nõu, ise nii nutikas, aga no ilmselt siis kuskil ikka paljastus tema reaalne koostöö Venemaaga. Ja seal pidi see reaalne koostöö sees olema. Ja, muidu teda ei oleks vaistatud. Et üks kahtlustus on talle esitatud ju selle alusel, et ta rikkus sanktsioone ja tuligi, ehk siis nii-öelda sai ülesandeid ja eetrisse sanktsioonid alla pandud Vene meediakanaleid. Ja täpselt, jah. Ehk noh, tõenäoliselt Eestis on ikkagi, Eestis ju on nagu õigusriik ja meil selleks, et kedagi, ma usun, et meie õiguskaitseorganid teevad nagu head tööd, et selleks, et kedagi nagu vahistada ja talle kaadlustus esitada, selleks peavad olema tõendid. Et noh, viimasel ajal tegelikult on ju kaitsepolitsei toonud avalikkuse ette päris terve rea selliseid juhtumeid, kus Eesti elanikud on läinud Vene julgeolekuorganitega koostööle. Noh, ma arvestades sellist julgeoleku konteksti, ma kipun arvama, et neid juhtumeid tuleb veel ja ma arvan, et siin on Eesti Kapo ja teised Eesti asutused teinud siiski nagu head tööd, et neid tuleb selle eest nagu tunnustada, et need asjad nii kiiresti avastatakse ja ka avalikuks tuuakse. No nii täpselt nagu siin enne oli, Purtseva käis juba kohtutest, on läbi käinud, Aivo Peterson ootab detsembris kohtuotsust, nüüd toodi Bessedin lavale, tegelikult see järjepidevus läheb ilusti kenasti edasi, töö käib ja siis saadetakse ju ka piiri taha siin, korditakse kenasti, nagu me näeme, et nad teevad head tööd, aga jah, huvitav, nagu sa alguses mainisid, et see Bessedin kuidagi läks järjest ka agressiivsemaks oma sõnavõttu, et järjest pidevalt kordus see motiiv, et Eesti otsib Venemaaga sõjavõimalust, Eesti tahab Venemaaga sõda alustada, seda laadi väljaütlemised, et terve mõistusega inimene nagu kaine peaga ei peaks seda rääkima. Alguses ei olnud sellised. Jah, et see läks nagu keeras peale. See on mingi tellimus tulnud. Mingi tellimus tuli peale. Tulemuspalk, et kui saab mingi rahutus esile kutsuda, siis saab preemia, ütleb. No aga näete, linnavalitsused tegid nii Maardu kui Tallinn tegi, Keskerakonna ajal tegid temaga koostööd, väga suured summad lendasid erinevate telesaadete oluline moment nendel valimistel, enam mitte Keskerakond ei teinud koostööd Bessediniga, tegi see Olga Ivanova, muide tema valimisnimekiri tegi Bessediniga või noh, tellis talt teenust, ma ei tea küll, mis rahaliste vahendite eest, huvitav küsimus. Et huvitav kindlasti selle valimiskulutuste aruandes vaadata. Aga siin alles eelmistel Europarlamendi valimistel Kõlvart ja Toom tegid koostööd Bessediniga, nii et väga värske. Maardu keskerakondlased siiski teevad praegu seni. Ja minu arust Maardu tegi siiamaani nendega koostööd. Isegi linna raha eest. Ja täpselt, aga tõmbame siinkohal joone alla, head sõbrad, ja tahaks kõigile valijatele, kes on Isamaa ja Keskerakonna poolt valinud Tallinna võimukoalitsiooni taustal rääkida sellest, et kui te nüüd tahate kuulda seda, et Tallinn hakkab teie kõnniteid läheneval talvel puhtaks lükkama, siis ma julgen teile öelda, seda sõbrad ei hakka juhtuma. Ja ühel lihtsal põhjusel. Tallinnas on just sõlmitud kõigi puhastuspiirkondadega üle linna hoolduslepingud ja seal on sees kõnniteede hooldamine ainult Mustamäel sisekvartaalsetes piirkondades. Ülejäänud kohtades ei ole midagi teha, need on väga jõulised lepingud ja need kestavad vähemasti järgmised 4, 5, isegi vist 7 aastat. Mina nõmmekana ei saagi kõnnida puhast. Ei saagi, lepingud on tehtud, enne valimisi on sõlmitud, ma võin selle koha pealt täiesti kindel olla, nii et see teema
langeb ka koalitsioonileppes. Kui hakatakse teile lubama, head valijad, et tuleb talvel kõnniteede puhastamine lumest, siis on see vale. Mina oleks oodanud jah nii-öelda, et järgmisena lubatakse siis ka nii-öelda näiteks sügisel puudelt langevatel lehtede riisumist, ütleme, eks no. Seda kõike, millega Isamaa oma populismilainel saaks inimestele veel nii-öelda appi tulla, et seda annab ju kindlasti palju välja mõelda. Ja aias ka, soovitame Reinsalul järgmis lubaduseks, et aias ka tuleb linnaametnik ja riisub mul lehed ära. Kevadel neid suumprohi välja võtta. No teetigudest nii räägitakse juba seal nii Tartu võimuleppes kui ka, ma ei tea, Tallinnas veel see ei ole aktuaalne vist võimuleppes või koalitsioonileppes, aga Tartus pidi juba see olema täiesti kaalumisel. Nii et sellised elulised ja olulised teemad ka siia veel lõppu. Aitäh teile, jagage seda saadet, andke teada, kui siin võib-olla tõepoolest Isamaa valijaid ja Keskerakonna valijaid ei ole vaatamas, siis andke ka neile teada just eelkõige nende valimislubaduste koha pealt. Minule on mitmed Isamaa liikmed kinnitanud, nad väga huviga vaatavad. No, sa pead teadma, mida vaenlane teeb. Näiteks täpselt selline samane olukord. Üks meesterahvas loeb lihtsalt ajakirja Kroonikat ja ta kas küsitakse, mida sa seda nii huviga loed kogu aeg, et seal on ju selline kollane jutt ja ilusad naised, aga ma loen seda sellepärast, et vaenlase taktikaga kursis olla, ta pidas oma naissilmas. Nii palju siis sellest, aitäh ja kohtume taas.